Hakkame nüüd siis sõitma Lõuna-Eesti poole. Pikk päev on ees. Kell on 10.05. Ilm on super, kõik on super. Täna esimest korda kasutan mingit kõrvatroppe, et seda tuulemüha nagu oleks vähem kõrvus, et see ka väsitab, kui pikka maad sõidad. Praegu natuke on siuke imelik tunne, et mingi junn on kõrvas, aga musa tuleb ilusti läbi ja selles suhtes on nagu hea. Muidugi mul ei ole need spetsiaalsed kõrvatropid. Tähendab, kõrvatropid on küll spetsiaalsed, aga mitte need tsiklimehe omad, lihtsalt mingid oranžid junnid. Ja praegu on küll okei vaikne sõita. Ja nüüd öeldakse, et see on normaalne kiiver, mis ei kohise, mis tuult läbi sisse ei lase. Ei, ma kiivriga olin iseenesest väga rahul. Mul on see Scorpio juba 4-5 aastat. Ja jumalast asjalik, pole maha kukkunud ega midagi ja ma olen väga, see on juba minu pea kolba järgi kuradi täpselt mõõdus ja mugav sõita. Aga jah, oleks võid muidugi veel kedagi kaasa tulla, oleks ägedam. Kambakesi on ägedam, neljakesi on ka tore. Teised kauboid sõidavad tagapoolne. Nemad videosse ei pääse. Aga eks nad ole olnud ka seal. Nüüd sõidame selles rajoonis, kus mina lapsena käisin heinatööl. Et mis lapsena, sükse kuradi pubekana ja teenisin siin oma esimese sikli raha heinatööga. Siin oli pood, poe juurest korjati meid peale ja viidi heinaküüni, seal on üks laut ja seal eespool on ja siis oli siin veel kruusatee, see asfalttee tuli juppmaad hiljem. Seal taga metsas, kus mingi katus läigib, seal oli meil kogunemiskoht, seal käisid kõik siklimehed koos. Nostalgia laks, sõidad nagu oma vanad koduteed. Siin on javaga ikka räigelt antud minna kruusatee peal. Aga nüüd on asfalt ja mõnus sõita. Siin Nabala laudas on olnud ikka heinatööl, et lahe aeg oli tegelikult. Suuremad vennad kuradi loopisid põhupakke ja me siis trampisime. Siin olid kurvid, S-kurvid ja mul üks tuttav pani, me läksime vennaga javaga ees. Ta tuli järgi ja pani siit kella mingi 5 ajal hommikul, pani otse kurvist, nii et tõmbas 3-4 seda karjaku aiaposti pikali. Ja nii vara hommikul kedagi ei olnud, aga nagu see pauk ära käis, nii kurat. Nihuke rahvamass oli ja iga üks midagi kaagutas. Õnneks mul sõbramehel kurat midagi hullu juhtunud. Ja siis oli veel see Vene aja kuradi kiiver mingi, aga klaas oli ikka nii paindu, et see paindus läbi ja lõi nina pealt lõi nagu naha maha, aga rohkem nagu näole mingid vigastus ei tulnud. Ta ise veeres ka niimoodi hooga tee ääres, aga sai korda ja vedasime sikli minema ja elu läks edasi. Nüüd oleme siis Tuhala kandis. Siin oli lahe juhus, ma ei tea, kas selle sama tee pealt siit, et mu sugulane tegeleb väikselt nagu loodusfotograafiaga ja läks metsa pildistama, jättis auto tee äärde ja jalutas natuke maad. Ja siis kuulis raginat ja karu astus tee peal talle nagu talle ette. Aga siis ta kangestus ja kuradi fotokas oli rinna peal suure objektiiviga. Ja ega siis ta muud ei teinud, kui seisis ja fotoka kuradi nuppu aga vajutas ja klõbin käis. Karu vaatas ja siis läks rahulikult edasi, aga pärast ta läks auto juurde, ütles ise ka, et täitsa pekkis, et praegu oli ju karu, aga mitte mingi kuradi
ma ei tea, Kopraonu või Kährika. Päris hull elamus ikka. Aga kui nii võttes on ju Tallinnast mingi ainult 30 kilti ja karu möldab siin. No ma olen enne ka kuulnud, et siin metsades on need karud, aga ise nagu näha niimoodi. Ja nüüd mul naise õde elab seal eespool ja seal pidi kotkas olema ja nad kardavad nüüd kasside pärast, et kotkas tuleb, võtab kassi ära nagu nakstina. Ei julge kassi õue lastagi nagu hoovi peale. Et igavene suur jurrakas pidi olema. Aga see Tuhala tee on isesest mõnus süke. Kunagi ma olin isegi siin pioneerilaagris. Nii vana mees ikka. Kes oleks asunud arvata, et ma kunagi siin mingi teisi sikliga üldse sõidan ja ei osanud. Ilus. Tegime visiirid ja kaamerad puhtaks, need on ikka jõhkralt see aasta melgepärast rasvased putukad lendavad. Et ei saa nagu üldse. Kaamera oli ikka täiesti kuradi täis neid, nii et pole saa nagu filmidagi midagi. Nüüd peale puhastamist väikse klipi teen. Ühesõnaga ilm läheb muudkui soojemaks. Oh kurat, ma ei tea, see näitab 26 kraadi, aga ma ei tea, on siis tõesti, võib-olla päikse käes isegi on. Ja nüüd läheme Alexelasse tankima. Rihol on nii suure mootoriga sikkel, et see muudkui joob. Ma eelmine aasta või millal me Janekiga sõitsime Võrusse, siis oli niimoodi, et jõudsime Võrusse, siis tankisin, olin 300 kilti ja oli täis. Siis nagu tankisin enda siklit. Eks see muidugi sõltub sellest ka, kuidas piitsa annad ja. Aga ilm on mõnus, ta-ta-ta. Tuleb välja, et Alexel on kõige parem tankle. Lausa järjekorda. Riho paneb oma eluka täis. Sa võtsid ka juurde jälle või? Nii palju siis KTM-ist. Tuleb ikka vana armsamaga edasi sõita. KTM on jälle hoolduses. Midagi pekkis seal, kurat. Uus sikkel ja ainult probleemid ees. Ready to repair. Siin on suke kuride eriline vedru. Üks vedru on teise sees. Ja mul see üks läks katki reis. Nüüd läheme edasi, sai paagid. Mina ei tankinud, Riho tankis ja siin Andres, aga kurat, küll ma ütlen, need kõrvatropid on mõnus oli sõita, et tuulemüha oli vähem ja aga ta ei jäänud ikka sinna kõrva nagu pidama. Peab muretsema endale need õiged kõrvatropid sellised spetsiaalsed. Need kuradi tilulilud oranžid junnid ei hoia. Hakkad seda sukka pähe panema, siis see kulkub tolksti välja ja ongi moos. Aga jah, nüüd siis panen ilma kohe kuulen, kuidas on kuradi tuulekohin on palju kõvem. Aga mis sa teed? Ei viitsi nagu nii ka, et kuradi ühes kõrvas on, teises pole. Oled nagu kuradi poole toovine siis. Selge, kütame edasi. See on see lahe koht, kus lampi koha peal on järsku ülekäigu rada. Siukest ikka igas külas ei näe, kurat. Kabala on koha nimi, jah. See on see loll nurgapealne pime kurgus. Üks aasta oleks Aleksei autoga kokku pand peaaegu.
lahedad väiksed poisid. Oleme Elvas siin. Tahtsime vetsu minna, aga keegi tappis karu seal, kurat istub kinni. Nii kaua, kui me siin bensukas olime, nii kaua keegi sealt välja ei tulnud, nii et ei saanudki. Normaalne, mingi väike tüdruk oli ka seal järjekorrast kurva näoga. Ei tea, kes see seal kuradi käsitööd tegi. Mõnus looklev teed või siuke üles alla. Valga maakond, Otepää vald, lahe tee läheb siit. Otepääle 15 kilti. Ja. On alles või? Täitsa lõpp. Praegu oleme nüüd selles kohas, kus... Aga tegelikult see kurv on päris järsk. Kus sa nägid, et on? See sinine ei olegi, see metallist on. Kurat, Markol on küll praegu hea meel. Ei no need keevitab kokku, ta saab selle samasuguse kondi tagasi panna siis. No ta, Pesse, no need tükid on liiga kuradi. Aga ma ei tea, see suuna tuli. Ma arvan, ta paneb nagu nii teised suunad. Ma andsin talle ka mingid suunad. Oota, aga... Nii. Oota. Kurat, aga päris vähe sipelgaid räis putsi. Need ronivad saapa sisse. No jah, aga siis peaks selle kuradi lahti keerama. Ma arvan, et tahad seda klepsu kindlasti saada. Mis klepsu? Täitsa pekkis ongi alles räis, ka aasta aega tagasi. Kus on ikka läheb? Oota, mul on see kuradi, ma võtan selle ära siit ja selle. Vaata. Võtab. Need on ikka liiga tükkideks.
võtsid sipelgate seest ära ja siis võtab kiivri peast ära. Ei, siit võtan need poldid ja mis siin on, need kummipuksid ja näe Marko kurat, ära tõime. Siin suunatuli on ja mis siin on ka, et äkki saab seda Kronsteini veel kasutada kuidagi. Võtame lahti, üritame kuidagi sikli külge ära panna. Kotis eriti ruumi pole, aga see on uskumatu, et me leidsime need jupid üles. Aasta aega möödas, kui Markosil õnnetus oli. Tegelikult nüüd praegu, kui me tulime, siis see kurv tundus ikka päris, ta on küll lauge, aga päris siuke kuradi järsk. Ja Marko nagu pani sinna välja. Ja saime selle Kronsteini tal ära võtta ja paar mingit polte ja vidinaid, et saab oma mutikat lappida. Äge. Ülesanne täidetud. Kurat. Ai. Nüüd oleme Tsirguliinas. Kurat, jalad hakkavad natuke, põlved just hakkavad neist valutama juba. 3 sotti on sõidetud. Ilm on super luks. Sikkel näitab 23 kraadi. Inimesi kuskil väljas näha pole. Nii, Tsirguliinad on ühel pool, sest paneme edasi. Päris äge oleks vist elada siin mägise maa peal. Tuled uksest välja, veered mäest alla. See on vana kuradi tuttav Litsmetsa 16 kilti. Oleme sõitnud siin päris mitu korda. See on hästi siuke sinka-vinka tee siin. Tore tee siuke. Päris järsk kurv ja ei teagi, mis see kurvi taga on. Kena elamine siukse koha peal. Pea hakkab ringi sika-vika. Väga ilus vaade see on. Kena vaade. Oleme Otepääl, sõime, väike lõuna. Nüüd hakkame, ma ei tea, kas kodu poole tagasi sõitma. Ja on olla küll kõht täis. Nii. Ilm läks nii soojaks, et
jälle mingi siuke asustatud koht, aga keda pole, inimesi pole. Lahe. Ilmatsalu. Nii, Jõgeval käidud, kohvid tehtud, üks siklimest oli veel juurde. Avastasin nüüd, et kaamera objektiivi klaas on kivi saanud, nii et ei tea, kuidas need videod välja tulevad üldse. Eks seda vaatab, kas kõlbabki panna üles. Oh jah. Lean, ma ei saa võtid keerata. Käisime nüüd Marko juures läbi, viisime talle need tasikli vidinad, mis me lõunad sealt tee ääres kokku korjasime. Et äkki on tal neist abi, saab esiotsa või seal kondlik kokku lappida ja sinna külge nagu panna. Muidu kus sa seda raami saad raisk eraldi. See peab natuke remontima. Ja ongi, nüüd on varsti mingi 625 kilti sõidetud. Paras ports jälle. Lõuna-Eestis käidud, Otepääl käidud. Nüüd hakkame kodu poole sõitma, eks vaatab, ma ei tea, kas mikrofon veel töötab või ei tööta. Aga nüüd läheme koju. Väga mõnus päev oli, ilm oli ja kõik nagu sobis. Tegelikult meil see pikk sõit oligi nagu alguses mõeldud, et need Marko vidinad ära sealt tuua. Et oleks põhjus sõita sinna kanti ja midagi kasulikku ka. No, plastikud olid nii tükkideks, et nendest nagu asja ei saa, aga selle raami, et äkki saab kokku panna. Ja nüüd siis iga koju oma koju ja läheme läbi Kiili linna sisse mööda Viljandi maanteed ja nii on. Tšau, poka!